Tere, mina olen Peeter, te vaatate videoblogi Näeme õues. Üle aasta aega tagasi käisin sõpradega matkamas Mäeküla asumis ning avastasime ühe uusarenduse. Tulin siis praegu kaema, et kaugele see siis jõudnud on omadega. Tuleb välja, et tegu on siis ühe suurima liikluslinnakuga, kus saab rahulikult ringi jalutada ja harjutada kas või liikluses olemist, aga ilma, et siin ühtegi autot oleks. Kui võrrelda nüüd enne ja pärast pilte, on näha, et kogu see teede võrgustik ja kanalisatsioon on välja arendatud ning praegu on siis ilusad kasepuud ka siin teede ääres ja kogu asfalt on maha pandud. Pean ütlema, et see on ikka parajalt sürrealistlik tunne hetkel siin. Okei, ma saan aru, et asfalt on maha pandud, aga kõik detailid on ka siia juba ära tehtud. Ülekäigurajad, jooned maha, puud istutatud, rääkimata ka veel parkimiskohad on ka juba olemas siin ning siin vaadates ka loomulikult bussipaviljonid, kõik on olemas. Aga kas te ühtegi maja ka olete näinud siin? Ühtegi maja. Jah, siit eemalt paistab üks vana lauhoone, aga mitte ühtegi maja. Mõnus linnulaul, käo kukkumine. Parajalt sürrealistlik. Kuhu ma sattunud olen? Siin saavad lapsed õppida rulluisutamist või jalgrattaga sõitmist tänavaliikluses. Autosid ju ei ole, aga kõik märgistused on olemas. Võimalus teha ka trenni siin, nii suusa kui jalgrattatrenni. Kuna ükski auto siia praegu tulla ei saa, see on siis suletud veel liikluseks, siis saab korra lasta ka lapsel rõõmu tunda sellest, et rullitab seal, kus tegelikult ei tohi seda teha. Loomulikult tuleb siis lapsele ka selgeks teha, et seal ei ole rullitamise kohta. Eks see ole aja küsimus, millal see liikluslinnak tavaliikluseks saab. Nii et kasutage veel seda vähest võimalust, tulge kas või siis lapsega harjutama siia või lihtsalt seda ebamaist keskkonda nautima. Lõpetuseks 2 soovitust. Rullike seda subscribe nuppu ning näeme õues!